Tere! Detsembrikuu on jõulukuu. Jõuluaeg on imedaeg. Tänases saates toome teieni hetki, mis jäävad meenutama lõppeva aasta toredaid toimetamisi. Detsember algas kõige noorematele koolikaaslastele iga esmaspäevaste advendi hommikutega, kus lauldi, loeti toredaid jõulusalme ning esitati isegi näitemängu. Nüüd vaatamegi Täpikitsa teatri 1. klassi näiteringi esituses näidendit vanast jõululaulust. Hästi, kas sooviks, et me laulaksime siin? Muidugi, ma olen seda võimalust juba 100 aastaid otsinud ja nüüd leidsin. Tasha, jõulukellad kajavad üle terve ilmamaa. Kõlab laul nüüd rõõmuga, jõulud tulnud ju. Tasha, jõulukellad kajavad, kõlab laste lauluhääl, rõõmurikkal helinal, jõulud tulnud ju. Koolipere sai nautida aga Estonia kontserdisaalis toimunud Põhjamaade sümfooniaorkestri gaalakontsertit Anu Tali ja sõbrad. Üllatus ja rõõm oli suur, kui dirigendi pulti astus 12. C-klassi õpilane Kasper Joel Nõgene, kes on pälvinud aunimetuse Tallinna aasta õpilane 2025. Kasper juhatas Mozarti avamängu ooperist Figaro pulm. Tänasesse saatesse mahub ka küllaga suurepäraseid saavutusi. Seda nii konkurssidelt, ainevõistlustelt, informaatikast, robootikast kui ka spordist. Millest alustame? Alustame sellest, et haridus- ja noorteameti eestvedamisel kuulutati Tartus välja esimest korda inseneeria valdkonna parimad tegijad. Kõlab põnevalt. Tiitli matikaõpetaja 2025 pälvis tehnoloogiaõpetaja Mart Soobik pikaajalise ja laiapõhjalise inseneeria valdkonna õpetamise, õpilaste eduka juhendamise eest ainevõistlustel, olümpiaadidel, suure hulga lõimitud õppematerjalide väljatöötamise, seega tulemusliku ja südamega tehtud töö eest. Südikas võistlus toimus Robootika Valli Unibet Arenal Robotech Internationali, kus Lego Sumo U14 vanuseklassis osales kokku 90 võistkonda ning meie võistkond saavutas oma alagrupis 3 võitu. Eesti informaatika olümpiaadil saavutas 12. A-klassi õpilane Rain Martin Ohlau 2. koha. Tuleb ära märkida, et gümnaasiumkategoorias osales kokku 97 võistlejat. Põhikooli arvestuses saavutas Joosep Mattias Tammaru 9. B-klassist tubli 4. koha. Vaatame üle ka essee-konkursside tulemused. Parimad kirjutajad ja ergutusauhinnad essee-konkursil Minu riik koostöös Riigikantseleiga pälvisid Adelia Susi 12. A-st, Lauren Talimets 12. B-st ning Simone Vabrit 12. C-klassist. Tänavune teema oli noored ja kaasarääkimine. Kas minu häälel on ühiskondlik mõju? 12. B-klassi õpilane Mattias Tuusis saavutas essee-konkursil Puhas toit põllult taldrikule gümnaasiumide vanuserühmas 1. koha ning auhinnaks 200 eurot. Üle-eestilisel keelenupuvõistlusel keeleüütsi kategoorias oli parimad kirjutajad Karoliina Karotam 10. C-klassist, Berta Kivistik 10. B-st, Tristan Nikolajev 12. A-st ning Sandriin Salendik 12. B-klassist. Andekad kirjutajad pälvisid rahalise auhinna 50 eurot. Palju õnne võitjatele ning tänusõnad juhendajatele, õpetajatele Külliki Kaju ja Ingrid Pagi. Vaatame korraks ka tundi, kuidas õppisid eesti keelt ja meediat 11. klasside õpilased koos ajakirjanike Juhan Kilumetsa ja Liisbet Ratsiga. Tavaliselt mina ärkan 4:30, Juhan ärkab ka
tegelikult on tõesti vastupidi. Ja on parem kui saatejuht. Nii et kui te vaatate mõnikord 6.45 ja näete, et Juhan on loppis, siis te teate, et ma olen ärganud kell 5.40, vaeva saan voodist välja ja näidata otsast telesse. On ka selliseid hommikuid ausalt, vahel lihtsalt jaksab otsa. Ja siis mina toimetajana umbes 5.35-40 jõuan tööle. Pean saateplaani välja printima, mida ma pärast teile näitan, et saatejuhtidel ja kõikidel teistel, kellel seda vaja on, oleks olemas. Nüüd anname sõna sporditoimetusele, et teada saada, millega noorsportlased meid rõõmustavad ning heidame pilgu tervisenädalale. Sellest kõigest räägib Kirke Elis. Palun! 6. B-klassi õpilane Helene Miia Milent saavutas teise koha 60 meetri jooksus kergejõustikuvõistlustel TV10 olümpiastarti. Tubli tulemuse tegi 60 meetri jooksus ka Miia Kaju 5. aast nooremate tüdrukute vanuserühmas, saavutades 8. koha. 55. hooaja avaetapp leidis aset Võrus, kus osales ligi 400 noort pea 100 Eesti koolist. Tallinna gümnaasiumide noormeeste jalgpalli meistrivõistlustel võitles vapralt 3 turniiril meie kooli tiim. Finaalvõistlusel saavutati auhinnaline 3. koht. Seekord võitis Arte gümnaasium ja teise koha saavutas Mustamäe riigigümnaasium. 1. ja 3. koha saavutasime ka kooli noorte meistrivõistlustel Males. 1. koha võitis Marta Timošina 4. C-st ja 3. koha saavutas 12. A-klassi noormees Uku Schneider. Võitutsesime ka ujumises, nimelt 8x50 meetrit jääte ujumises saavutas 6. ja 7. klasside suurepärane võistkond 1. koha. Soomes toimunud rahvusvahelisel judovõistlusel Baltic Sea Championship 2025 võitis 8. A-klassi õpilane Kaara Lassi U15-70 vanuserühmas kuldmedali ja U17-70 arvestuses pronksi, olles seejuures võistluse noorim osaleja. Sellega sporditoimetus lõpetab. Soovime teile edukat ja sportlikku peagi algavat uut aastat. Meie aga jätkame taas. Detsember on märkamise kuu. Kes märkab, see hoolib. Tervisenädalal tegeleti aktiivselt liikumise ja tantsimisega. Suurt tähelepanu osutati tervislikule toitumisele. Jõuti ka uisuväljakule, saadi nippe stressi ja läbipõlemise ennetamiseks. Lõõgastav oli ka joogatreening. Seega, au sees on vaimse tervise hoidmine. Häälestame end nüüd jõuluootusele. Heategevuslik jõululaat programmi Märka ja aita abivajate toetuseks tõi kokku aktiivsed õpilasfirmad, innukad müüjad ja uudistavad ostjad. Koolimaja oli siginad-saginad täis, saatjaks mõnus küpsetiste ja piparkogile. Uurime, kui palju müüjaid tegutsemas on. Küsime seda õpilasesinduselt, jõululaada korraldajatelt, eestvedajatelt. Tere, oleme siin täna selle aastase jõululaada korraldajatega, et selja taga on näha sagimist ja kuidas tunne on, kuidas meeleolu? Ma ütleksin, et meeleolu on väga jõulune, väga soe ja hea on olla praegu. Piparkoogi hõng on küll õhus ja lapsed on väga rõõmsad. Et kas võib siis öelda, et jäite korraldamisega rahule ja selliseid asju, mis ei kripeldama, on pigem vähe? Ma ütleksin, et meil läks eeltöö väga sujuvalt, kõik on hästi tehtud ja nagu näha, siis kõik on praegu rahul ja meil stressi pole. Kuid mitu osalejat üldse see aasta kokku on? See aasta on kokku 116 registreerinud. Ma arvan, et see on rekord, aga ma midagi lubama ei hakka. Ja kellele läheb selle aasta heategevusraha? Heategevuslik jõululaat on programmi raames Märka ja aita. Kui kogu heategevuslik raha on kokku kogutud, siis õpilasesinduse siseselt me võtame üks või kaks juhtumit ette, mis meid kõige enam kõnetavad ja sinna läheb kogu raha. Ja kuidas siis tundub, et millised on need populaarsemad kaubad nii selles mõttes, et mida on valmistatud, kui mida juba ostetakse, et küll laat on alanud, aga võib-olla midagi saab öelda? Ma arvan, kindlasti piparkogid, iga aasta popcorni, muffineid läheb kohutavalt palju. On hästi palju käsitööasju, mida on väga lahe näha. Lapsed on ise teinud käevõrusid ja igast ehteid ja kõik, no väga armas on igatahes.
no väga suurepärane ja soovime teile palju edu! Aitäh! Tänusõnad kuuluvad kõigile heategevusprojekti toetajatele, õpilastele, õpetajatele ja peredele. Jõulurõõmu jagati ka Ämari sidepataljonile ja liitlastest ajateenijatele. Meeleolukad jõulupeod toimusid nii väikestele kui ka suurtele koolikaaslastele. Gümnaasium lustis koos armastatud laulja Keter Jaaniga. Nii tegusalt toimetades lähenebki aasta lõpp. Uus koputades uksele. Tänast saadet jääb lõpetama meenutus Kaarli kirikus toimunud kontserdist. On jõuluvaikus üle maa.